Head otseülekanne jälgijad, et need pausid on väga hea võimalus tutvustada EKRE liikmeid lähemalt ja praegu siin ongi minu kõrval Ida-Tallinna ringkonnajuht Aad Purje. Ja Aad on nüüd teist aastat juba ringkonna juhtimas ja võrreldes ütleme niimoodi, et paljude ringkonna juhtivad on Aad märkimisväärselt meil noorem. Ja ma tahaksingi küsida, et kuidas on nii noorena, nii ikkagi kõrgel tasemel juba poliitikas olla? No ütleme, et eelkõige loevad kogemused selles ametis. Erakonna liige ma olen alates aastast 2017 ja ringkonna juhi töö suuresti ju kätkeb tööd inimestega, oma inimestega, sellest samast piirkonnast, oma osakondadest, oma linnaosadest ja kõik need inimesed on mulle juba pikemat aega tuttavad, meil on kujunenud välja ühtne ja kokkuhoidev meeskond ja ütleme nii, et kui sul on pikaajaline kogemus ja sul on hea, toetav ja sind hästi ümbritsev seltskond ümber, siis võid sa olla nii noor kui tahes, aga sa oled võitmatu. Et kui sa kiitsid siin praegu oma meeskonda ja kõik, et siis võib ütelda, et sa lähed valimistele vastu küllalt julgelt? Absoluutselt. Valimisteks ettevalmistumise protsess käib juba pikka aega, alates eelmise aasta lõpust. Me koostame oma platvorme, meil on olemas peaaegu juba kõik kandidaadid, konkreetselt Ida-Tallinnas on siis Pirita, Kesklinna ja Lasnamäe linnaosad ja me lähme väga enesekindlalt vastu valimistele ja ütleme, et suve alguseks peaksime ka kõikide protseduuridega olema nii kaugel, et aktiivne kampaaniaperiood saab sügisest kenasti alata. Ma veel natuke peatuksin selle nii-öelda nooruse teemal, et kuidas suhtumine on, et kas noortel on nagu õige aeg tulla erakonda või sa mõtled, et praegu tuleb ikkagi elada nii-öelda noore inimese elu ja aega selle tõsise asjaga nagu siis tegeleda hiljem ka? See on väga suhteline, sellepärast et noori on hästi erinevaid ja ma olen ju ka nende aastate jooksul väga palju väga eriilmeliste noortega ka kokku puutunud. On selliseid inimesi, kes justkui pealtnäha tunnevad erakonna maailmavaate poliitilise tegevuse vastu suurt huvi, tulevad paar aastat, võib-olla löövad kaasa, aga ütleme, et noortel tuleb elu peale. Kõik muu võib ju selles eas olla niivõrd huvitav, mistõttu nad on ka kiiresti kaduma. Küll aga olen kohanud ka selliseid noori, kes võib-olla tõesti justkui teevad seda sellisest missioonitundest või kellel on selline suurem sotsiaalse õigluse tunne, kes võib-olla jäävadki seda rada pikemalt kõndima. Et ei ole ühte universaalset vastust sellele küsimusele, see suuresti oleneb inimesest endast. Aitäh sulle, Aad Purje, ja jõudu sulle ringkonna juhtimisel ja edu siis ka kohalike valimistel. Aitäh sulle!